Eelmise aasta 25. detsembri õhtul Tallinnas Uus-Maleva tänavale väljakutse saanud päästjad reageerisid sellele kiiresti ja esmateadmise põhjal reetis õnnetust vaid suitsulõhn koridoris. Lõpuks saabus veendumine, et probleem on ühes 3. korruse korteris, mis oli suhteliselt väike. Sellest teates kasvas välja ka õnnetus, mis näitab väga hästi ära, kui salakaval on tuli. Selles õnnetuses hukkuvad 2 seal elanud inimest. 2 päästjat, kes inimesi sealt välja tooma läksid, saavad aga väga raskelt vigastada. Päästeamet on nüüd igakülgselt selle õnnetuse anatoomia selgeks teinud. Tuli sai alguse magamistoast elektriseadme rikkest. Ja selles olukorras päästjad läksid selle teadmisega hoonesse sisse, et tulekahju võib olla alles varajases arengustaadiumis ja on võimalik väga kiiresti inimesed välja tuua ja võib-olla ei mõeldud nii palju selle peale, et kas on piisavalt endal seljatagune kindlustatud sellega, et on lisavoolikuliinid kaasas. Need fotod ühe päästja kiivri kaamerast näitavad ära, kui kiiresti arenes tuli peale seda, kui leiti magamistoast inimesed ja ruumi hakati õhutama. 2 päästjat teid põlevasse tuppa lõksu. Päästjatele kindlasti sel hetkel tuli see üllatusena, et tulekahju ootamatult täis põlengufaasi jõudis ja võttis siis sees olnud päästjatelt taganemistee või korterist lahkumise tee ära. Päästjad saavad tugevasti põletada, nendel mõlemal pragunevad hingamisaparaadi madalsurvevoolikud. Vahetult peale õnnetust süüdistati päästjate kehva varustust, mis võeti kasutusele 2021. aastast. Lihtsalt, et see polnud piisavalt tulekindel. Kui me mõtlemegi nüüd selle peale, et kas me teeme suitsusukeldust või me teeme leekisukeldust, siis päästjad teevad üldjuhul suitsusukeldust ja selline sündmus on väga arukordne, kust päästjad jäävad ise leegi sisse ja veel nii pikaks ajaks. Et ükski varustus ei ole mõeldud selle jaoks, et nii pikalt leegi sees olla. Tänu sellele ka riided said kahjustada, päästjad said vigastada, aga õnneks nii palju need riided ikkagi kaitsesid, et päästjad said eluga sündmuselt välja. Selle juhtumi taustal mingit süüd kellegi ei nähta, seda on uurinud ka politsei ja töökaitse inspektsioon. Päästeameti poolt samuti kellegi vastu mingeid nõudeid ei esitata. No need 2 päästjad, kes selles õnnetuses kannatada said, on aga väga hästi taastunud ja tegelikult mõtlevad mehed vaikselt juba selle peale, et millal saaks tööle tagasi tulla. Igal juhul nad ise oma nime ja näoga esineda ei soovi, aga tundub, et see selline õppetund Päästeameti jaoks oli kindlasti vägagi õpetlik.